Tänases Meistriklubi nõuande nurgakeses oleme akutrellide ja akumutrikeerajate, kruvikeerajate leti ees ja vaatame lähemalt, miks on neid nii palju, miks on need suurused nii erinevad ja kellele mis võiks sobida. Nagu kõik koolis käinud inimesed teavad, siis elektri põhialus on Ohmi seadus ja selle kõige tähtsam osa peaaegu, et on pinge. Akupinge ongi esimene, mille järgi akutrelle saab eristada. Tüüpilised akupinged on 10–24 voldini ehk 10, 12, 14,4, 18 ja siin ka 24 volti. Vastavalt akupingele on ka akude mahtuvused ehk see vool, mida sa sealt kätte saad, selle võrra suurem tööaeg on pikem, suurema akupingega tööriistade väändemoment on suurem ehk nad on kokkuvõttes paremad. Loomulikult on nad ka kallimad. Kui siit nüüd vaadata, siis kõige suurema akupingega 24 volti on selline trell eraldi käepidemega. Käepide näitab, et sellel masinal on üle 50 newtoni väändemomenti ehk ilma lisakäepidemeta, kui te keerate, ta võib teie randmed puruks keerata. Akupingete järel järgmine oluline näitaja akutrellidel ja kruvikeerajatel on aku mahutavus. Siin on näiteks küll 24 voldine, aga suhteliselt väikse 1,5 ampertunnise mahutavusega akutrell. Samas siin peaks olema Metapool kõige suurema akumahutavusega 5,2 ampertundi. Pinged ja ampertunnid kokku annavad selle akutrelli võimsuse ja töötamise aja, aga mida suurem aku, seda raskemaks ta läheb. Ja see ongi nüüd esimene asi peale pinge, tuleb endale selgeks teha, mis tööd te tahate teha. Pinge ja aku suurusest sõltub see, kui mugav on aparaadiga tööd teha ja kui kaua mingeid teatud töid teha saab. Näiteks see Makita siin on 10,8 voldine, hästi kerge, aku on tal ülikerge. Sellega on väga hea näiteks lakke ja kuskil kitsastes kohtades toimetada. Väga hea selline ka näiteks mööbli kokkupanemise riist, aga võtame väga moodsa ja korraliku 4 ampertunnise akuga. Näete ise, see aku on praktiliselt kolmandik trelli kaalust ja nüüd sellega kuskil lae all möllata, väsitab päris ära. Nii et mõelge, milleks te seda akutrelliga vaja on. Läbi akupinge ja akude mahutavuse jõuame loomulikult väändemomendi juurde. Väänab käsirandmeid lisavarustusena võimsamatel trellidel peab olema see käepide küljes. Aga sellel masinal on üks väga oluline detail veel. Sellel on kiirvahetatava padrun. Väga hea lahendus siis, kui sul ongi ainult üks tööriist. Ütleme, korteris ei ole väga palju ruumi masinad hoida. Sellel käib väga lihtsalt. Mõtleme, et siin on praegu puur otsas. Võtad klõksti ära küljest padruni, paned siia kohe külge mutrivõtme. Siin on küll torks 20 ja saad kohe kiiresti keerata mutri külge otsast ära, paned uue puuri ja saad auke puurida. Järgmine väga oluline asi. Lisavarustus tasub vaadata, milline on erinevate akutrellide valgustus. Siin on üks, millel on ringis 6 leedi. See näitab väga hästi ja hea on see pimedates ja hämarates kohtades töö tegemisel. Näiteks kapis, kraanikausi all, seal ei ole kunagi piisavalt valgust, on vaja midagi kruvida. Väga hea, kui on olemas valgust, sa näed, mida sa teed. Osadel on see sama lahendus on näiteks alt ülesse. Niimoodi, et näitab ta siit alt ülesse, näed täpselt näiteks märke täppi. Väga hea lahendus jälle. Nii et pöörake tähelepanu valgustusele ja erinevatele valgustuse lahendustele. Järgmine väga oluline lisavarustus väga paljudele inimestele on niinimetatud spindlilukk ehk võimalus, et lukustub ära mootor. Sellel trellil kergel ei ole spindlilukku,
aga spindlilukk on näiteks sellisel Stanley'l. On ka isegi kuulda, kuidas klõksti jääb kinni ja nüüd enam ei keera teda mitte kuskile poole. Mõte on sellel asjal, et kõigepealt saab ühe käega padrunit kinni lahti, ei pea kahe käega keerama. Teine asi on, kui sa lased kruvi ja sa ei taha teda kipsplaadile liiga sügavale sisse lasta või näiteks puidu sisse, keerad siit siduri normaalseks ja nüüd sa saad siduri, kui ta jääb seisma, sa saad selle viimase täpse keeramise teha nagu mutrivõtmega. Et spindlilukk on väga oluline detail selliste tööriistade juures. Rääkimata on veel kahest olulisest asjast. See on akulaadija, mis on komplektis kaasas ja nende tööriistade hoidmise, ladustamise kohver. Tasub alati vaadata, milline see kohver on, kui kompaktselt asjad see sisse ära mahuvad. Võtsin esimese ette juhtuva. Alati on komplektis kaasas vähemalt ühe akulaadija, aga on vahed. On tavaline laadija ja on kiirlaadija. Ka sellest sõltub alati komplekti hind. Siin komplektis on 2 akut, tähendab kogu aeg üks aku on laadijas, kui sa tööd teed. See läheb kiiresti akut täis, on kiirlaadija, väga korralik. Siin sees on kõik võimalik lisavarustus, vööklambrid, lisapadrunid, kõiksugused muud vidinad, kõik mahuvad ilusti kohvrisse ära, paned kohvri kinni ja paned koju kuskile nurga tahad ära ja kõik on hea. Loomulikult on ka nendel tabaluku võimalused, et ma ei oska öelda, näiteks mõni väiksem võsu ei saaks kodus auke seina puurida ilma isa-ema loata. Üks võimalus on inimestel veel, nagu te olete näinud ja kindlasti reklaame näinud, kuulnud, lugenud, on ilma akuta võimalik ka akutrelle, mutrikeerajaid osta. Siit soovitus teile, kui teil on aku olemas ja te ei ole päris kindel, mis firma toode või mis ajastust teie akutrell on, võtke see aku poodi kaasa ja võib juhtuda, et hoiate 50, 60, 70 eurot lausa kokku, saate oma akule juurde mingi järgmise väga olulise tööriista. Näiteks siin on selline mutrikeeraja, millega võiks omal kodus autol rattaid vahetada. Sellised need akutrellid siis on 10 voldist 24 voldini hinnaskaalas mõnekümnest eurost mitmete sadade eurodeni, väga erineva jõuga, mõnest Newtonist, väändomomendist 50 pluss väändomomendini, mitmekäigulised, mitmekiiruselised. Nii et alati tuleb enne akutrelli ostmist mõelda, mida teil täpselt vaja on. Kui te tahate korteris valdavalt mööblit kokku panna, teil ei ole mõtet osta seda kõige sellist tõsist 2 käe tööriista. Selleks on pisemad 10 volti, 12 volti akutrellid väga head ja teevad praktiliselt kõik tööd ära. Kui teil on oma maamaja, olete ostnud maakodu, hakkate seda ehitama, tahate jämedasse palki oherdiga auke puurida, siis tuleb võtta ikka maksimum amperaažiga akud, maksimum pinged, maksab küll palju, aga midagi ei ole teha, see tööriist teeb ka päriselt sellist tööd. Ja loomulikult, kui teil ei ole üldse ette näha, et te peaksite kivisse auke puurima, siis ei ole teil tarvis eraldi seda löögifunktsiooni selleks, et see akutrell ei ole päris profiriist betoonisse aukude tegemiseks, 1-2 auguga saab ta hakkama. Siis on teil juba hoopis teised tööriistad tarvis osta, kui on palju vaja auke puurida. Nii et mõelge, vaadake, lett on pikk ja poodides klienditeenindajad koolitatud annavad teile nõu. Julgege küsida.